lahendame koos ühe ülesande. Nüüd ülesandeks on kirjutada kood, mis võtab sisendiks stringi kujul muutuja ja prindib välja stringi elementide ehk siis tähtede hulga. No kuidas seda alustada? Ilmselt esimese asjana siis oleks meil vaja seda muutujat, mis on stringi kujul ja mida me kasutame sisendina. No, defineerime endale muutuja. Paneme talle näiteks nimeks uuritav ja uuritava väärtuseks paneme näiteks Eestimaa. Nüüd, no nii, uuritav on meil olemas. Aga kuidas seda asja nüüd lahendama hakata? Prindib välja stringi elementide hulga. Ilmselt on meil vaja siis kuidagi kokku lugeda, kui palju on neid üksikuid elemente siin. Ja selle jaoks võiksime ju täitsa kasutada for loopi ehk siis for ehk siis nimetame selle ajutise muutuja for loopi sees täheks, for täht, in uuritav ehk kuna selles uuritavas stringi kujul muutujas me tahame teada, kui palju neid tähti on. Koolon, käivitame selle for loopi. Aga nüüd, kuidas seda asja kokku lugeda? Selle jaoks on meil mõistlik teha endale üks lisamuutuja ja paneme talle nimeks loendaja. Ja loendaja alguses on 0. Me paneme ta siia ettepoole selle for loopi ette, sellepärast, et kui me juba for loopi sisse läheme, siis nüüd me hakkame ju loendajat suurendama. Aga kui see loendaja asuks siin for loopi enda sees, siis ta läheks iga ringi juures jälle 0-iks. Ma näitan seda kohe varsti näitena. Aga nüüd, meil on see loendaja olemas. Alguses on ta 0. Kopeerime ta siia. Ehk siis iga kord, kui me oleme jõudnud ühe tähe juurde, siis me tahame, et meie loendaja kasvaks ühe võrra. Seega loendaja on võrdne loendaja pluss 1. Ehk siis iga kord, kui üks täht on avastatud uuritava sees, siis loendaja väärtus on nüüd võrdne loendaja vana väärtus pluss 1. Ja kui see on tehtud, siis print loendaja. Ehk ta prindib meile välja loendaja väärtuse, tähtede summa, mis on seni loetud. Nüüd salvestame, käivitame ja tõepoolest EESTIMEAA on kokku täpselt 8 tähemärki. Aga kui me paneme siia mingisuguse muu sõna, salvestame, käivitame, siis näeme, et jah, tõepoolest uuritavas tere on 4 tähte. Nüüd, kui me tahame teha niimoodi, et see tähtede hulk ehk siis see loendaja tuleks välja ainult päris lõpus, et ta prindiks meile siin vastavalt kas 4 või 8 või kui iganes palju neid tähti siin on, siis siin tuleb tähele panna seda tabulatsiooni. Ehk siis kõik, mis pärast koolonit on ühe taabi võrra ehk siis 4 tühiku võrra for'i rea algusest paremal, see kõik kuulub sinna for'i sisse. Aga kui me tahame, et see toimuks väljaspool for'i, siis ta peab algama for'iga samalt realt. Nii. Salvestame, käivitame, vaatame. Tõepoolest, ainult 4. Või kui me paneme siia tere maailm, salvestame, käivitame 12. Tundub õige. Nüüd, mis juhtub siis, kui me selle enda loendaja näiteks defineerime siin loopi sees? Et mis siis saab? Selle jaoks ma panen loendaja ka siia, et ta prindiks selle igal real välja. Ja siin ma arvan, et peaks täitsa piisama terest. Salvestame, käivitame. Ja nüüd juhtub see, et for loop käivitub. Uuritav on meil tere. Ta tuleb esimese elemendi juurde siin stringis. Stringi elemendid on tähed. Esimene on T, nii loendaja väärtus
defineeritakse nüüd nulliks. Nüüd kohe selle järel defineerib loendaja väärtus ümber, nii et loendaja vana väärtus pluss 1. Nii, nüüd on loendaja väärtus kokku 1 ja ta prindib meile välja 1, esimene 1. Nüüd T-ga saime ühele poole, kõik need asjad, mis on siin for loopi sees, said ära tehtud temaga. Jõuame uuritava järgmise elemendi juurde. See on E. Aga siin jällegi keeratakse loendaja nulliks ja siin liidetakse talle jälle 1, ehk siis väärtus on jälle 1, prinditakse jälle välja. Jõudsime selle teise üheni. Ja täpselt samamoodi toimub ka siis R juures asi ja viimase E juures samuti. Ehk siis see on see põhjus, miks meie loendaja peab olema väljaspool meie loopi. Ja meie printkäsk võiks olla samuti väljaspool meie loopi. Ja kui me tahame, et see asi lihtsalt näeks ilus välja, siis me saame siia printkäsule sisse veel lisada, et uuritavas stringis oli loendaja, tähte. Salvestame, käivitame. Uuritavas stringis oli 4 tähte. Parandame väikse selle tühiku siit, mis oli siin tühikuna ja saimegi ilusasti kätte. Nii.